täna oma BFM-i kursusega elu esimese otsesaate. Lähme vaatame, kuidas see salvestus välja näeb ning milline on ettevalmistus. Teisest osa räägite on režiiliselt väga väljakutsuv, mitmeosaline saade, kus on väga palju elemente, väga palju isikuid on seotud sellega, väga paljudel inimestel on väga suur töökoormus puht selle nimel, et tuleks midagi suurepärast välja. Tegemist ei ole lihtsalt debati saatega, kus on inimesed siis stuudios pluss saatejuht, vaid meil on 2 stuudiot, mida peab paralleelselt juhtima ning samuti on meil ka vahevideoklipid ja erinevad kõllid. Kõik peab olema ajakavas, kõik peab minema ladusalt, seal ei ole tegelikult ruumi eksimiseks, absoluutselt. Ehk siis režiiliselt peab väga palju puldis terve tiim vaeva nägema, et kõik sujuks sama hästi kui üleval, kui ta sujub allstuudios. Miks kohe selline pähkel otsesaade? Siin ongi see trikk, et me võiksime ülesande veelgi lihtsamaks teha. Põhimõtteliselt ma arvan, et kui me lepiks kokku selles, et meil on otsesaade ja lihtsalt üks inimene, üks tudengitest, kes räägib midagi ja on ütleme 2-3 kaamerat püsti ja otsustame, et see läheb näiteks kell 6, siis ma arvan, et juba see tundub, et see on nii lihtne, mis seal ikka ja tavaline. Ja ometi midagi selles on, et see on otse, et see on päris. Et sest salvestada sa võid ikkagi 1000 korda. Et siin on trikk selles, et praegu on ka veel see püsti, et meil on ju üks kindel kokkulepitud aeg, millest taganeda ei saa. Ja mis iganes, sul võivad prožektorid üles öelda, sul võivad mingid klapid pikali kukkuda, mõni inimene kaduda ära kusagil koridorides. Mis iganes, eks. Kõik need momendid võivad tulla ja need käivad ka asja juurde. Ja Hypertech käib ja eetris. Olge nüüd! Oi! Lõpuka tapis! Miks see filmimine üldse Lihtis toimus? No aga nägid just, inimesed tulevad, lähevad, see on palju põnevam ju, kui kõik on ühte kohta sätitud ja kõik on ette ära planeeritud, see pole ju põnev. Vot, uksed avanevad, inimesed tulevad peale, palun tulge ja kohe sul on action. Inimesed liiguvad ja see on palju põnevam, et sellepärast ka selline element. Me oleme alates vist septembrist terve tiimiga kogu aeg mõelnud neid elemente läbi ja ka see idee tegelikult tiimitööna. Ma olen ühe otsesaate teinud ja siis mul olid tekst peas ja kohe kui öeldi, et läks, siis ma hakkasin rääkima ukraina keeles, nii et ma isegi ei saanud aru. Nii et selles suhtes vahet on ikka kõvasti, aga mulle meeldib ikka teha nagu erinevaid duubleid. Aga vahel on vaja ka teha otse ja mis sa siis teed, ongi elu. Mul on väga head partnerid, nii et mul tegelikult ei ole närvi. Suur aitäh, meil ka ei ole närvi, et kohe hakkab meie otsesaade. Kaamera kramp sisse. Räägi, mis toitu sa tahaksid täna õhtusöögiks süüa? Mis toitu ma täna tahaksin süüa või? Täna ma ei tahagi midagi süüa, mul on süda paha praegu juba. Aga pärast saadet? Kell 10 õhtul ma arvan, sa tahaksid. Aga miks sul süda paha on, Taavi? No närv on sees ikka. Kõigi suure auditooriumi ees. Ma esimest korda olen Delfi eetris. Telemaja seina peal on lause, et ükski telesaade ei saa kunagi valmis, see saade läheb lihtsalt eetrisse. Ja Mati Talvik on niimoodi seda öelnud ja nii ongi. Et kui mingil kella läheb saade käima, siis alati tahaks kogu aeg veel midagi parandada ja alati tuleb veel paremaid mõtteid ja küsimus on lihtsalt selle vormistamises. Loodame, et ei tule midagi ette. Kui tuleb, siis teeme nii kiiresti korda, kui saame.